Tänan, et olete meiega ühinenud LHV Grupi veebiseminarile, mille eesmärk on tutvustada LHV Grupi käimasolevat allutatud võlakirjade avalikku pakkumist ja anda ülevaade ettevõtte tegevusest. Tänasel veebiseminaril esindavad ettevõtted LHV Grupi juhataja Erki Raasuke, LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu, finantsjuht Meelis Paakspuu ning LHV varahalduse juht Mihkel Oja. Kõigil osalejatel on võimalus pärast presentatsiooni küsimusi esitada. Seda on võimalik teha, kirjutades ekraani parempoolses servas asuvasse paneeli aknasse nimega Questions. Küsimustele vastatakse saatmise järjekorras. Kui teil esineb tehnilisi tõrkeid, siis palun andke ka neist julgelt märku, kirjutades paneeli aknasse Questions. See on hetkel korraldusliku poole pealt kõik. Nüüd annaksin sõna edasi LHV Grupi esindajatele. Aitäh, tere hommikust. Mina on Erki Raasuke. Tere tulemast LHV Grupi esimesele veebiseminarile. Loodame, et neid seminare saab tulevikus olema palju ja saavad olema regulaarsed. Täna on küll esimene ja praegu me veel nende korraldamist regulaarsusega ei plaani. Küll aga ka edaspidi järgneva aasta seest, kui meil on olulist infot investoritele edastada, et siis see võiks olla üks niisugune kaasaegne suhtluse vorm. Koos oma heade kolleegidega siis me teeme lühikese ülevaate ettevõtte käekäigust. Tulenevalt siis börsireeglitest veel tänaseni me saame rääkida ainult 6 kuu tulemustest, aga õige pea juba 30. oktoobril siis avalikustame ka 3. kvartali majandustulemused ja eks siis saab selle juurde rohkem kommenteerida. Juba mitu kvartalit järjest räägime sellest, et LHV läheb üldiselt hästi ja see tõesti vastab tõele. Nagu öeldud, siis praegune ülevaade on poolaasta seisuga. Nüüd juba mitu kvartalit järjest saame üsna niisugusest kindlast trendist rääkida, on see, et kui me lisame ärimahte juurde, et siis grupi ökonoomika paraneb ja tulemused paranevad. Ja eriti just viimastel kvartalitel, selle juurde tuleme hetke pärast kohe tagasi, et seda just kasvu ja tulemuste kasvu veab eelkõige LHV Pank, mis on tänaseks siis ka selgelt suurim grupi üksustest, kaasab kõige rohkem või vajab kõige suuremat osa kapitalist ja töötab kõige suurem kogus inimesi ja tänaseks on ka kõige suurema kasumiga üksus. Nagu siit ka graafikult näha on, et siis Soome ärimüük eelmise aasta lõpus ja selle aasta algus tõi niisugust erakordseid tulusid. Samas sellest ärist väljudes me ka osa äri lõpetasime ja igapäevane äri tegelikult tegi läbi selle aasta alguses väikse languse, mida me võime öelda siin poolaasta seisuga, et need kaotatud mahud, kaotatud tulud ja ka kaotatud kasumlikkuse, et me oleme selle kenasti kinni püüdnud ja tänaseks sellest ka läbi kasvanud. Kuigi üldine majanduskeskkond on olnud habras, nii nagu meie fondijuhid on sellest ka juba kvartaleid rääkinud, siis üldine krediidikeskkond on siiski püsinud suhteliselt positiivselt. Erki tuleb oma esitluses ka selle teema juurde rohkem tagasi. Põhiaktiivsus on olnud, kui me vaatame Eesti turgu, just nimelt kinnisvara poole peal ja seal on ka viimasel ajal mõned arengud, mis nõuavad rohkem tähelepanu. Aga seni on olnud turg suhteliselt terve ja see ka meid kui eelkõige suurt krediidiasutust või gruppi kui krediidiasutust mõjutab läbi selle, et meie krediidikahjud on olnud väiksed ja see on aidanud kaasa grupi parematele tulemustele. Selle slaidi alumises graafikus näitame oma saavutusi omakapitali tootluse osas. Meie seesmiseks kapitali hinnaks oleme määranud 15% aastas. Hea meil on tõdeda seda, et juba viimased 6 kvartalit, et meil on õnnestunud seda lüüa ka oma tavapärase igapäevase äriga. Eesmärk on pisut kõrgem, oleme sellega välja öelnud, on see, et püüdleme selle juurde, et omakapitali tootlust saavutada 20% juurdest. Täna me oleme selleks veel natukene väike, aga liigume selles suunas.
See olekski minu lühikene sissejuhatus ja annan siit edasi sõna Erki Kilule. Aitäh, Erki. Kui vaadata panga ärimahtusid, siis poolaasta lõpu seisuga oli meil hoiuseid 517 miljonit. Kogu meie laenutegevus on hoiustega finantseeritud, mis on väga oluline. Ja oma vahendeid oli meil 60 miljonit eurot, sellest oma kapital 51 ja allutatud laenud 12. Laenude hoiuste suhe on meil täna 69% poolaasta seisuga. Kõige suurem laenuportfell on loomulikult ettevõtete laenud, 256 miljonit, sellele järgneb jaelaenuportfell 69 miljonit ja 30 miljonit on siis finantseeritud Leedu äritegevust. Ise me jälgime oma äritegevust ja selle tulemuslikkust 4 suurema äriüksuse lõikes. Esiteks jaepangandus. Jaepanganduse alla kuulub meil eraklient, keda poolaasta seisuga oli 54 000 inimest ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, poolaasta seisuga 13 000 ettevõtet. Jaepanganduse tulud tulevad osaliselt maaklertegevusest, osaliselt muudest tehingutuludest ja järjest rohkem tuleb ka tulusid intressituludest jaelaenuportfellilt. Samas on jaepangandusega seotud ka üsna palju kulusid, eelkõige siis teenindusega seotud ja teiselt poolt erinevate arendustegevustega, erinevate uute toodete väljatoomisega. Teine äriüksus, mida me vaatame, on privaatpangandus. Privaatpangandusse kuulub 350 klienti. Peamine toode nende klientide puhul on siis kas hoiustamine, investeerimine või portfellihaldus ja 350 kliendist omab portfellihalduse teenust 200. See on ka siis peamine koht, kus privaatpangandus oma tulu teenib. Kolmas äriüksus on ettevõtete pangandus. Ettevõtete panganduse peamine fookus tänasel päeval on finantseerimistoodetel ja intressitulu teenimisel. Ettevõtete panganduses on 350 klienti. Ja 4. äriüksus on LHV Panga tütarettevõte LHV Finance, millel on seni olnud üks toode, järelmaks. Järelmaksu poolt on siis teenitud ka peamine intressitulu. LHV Finance'il oli poolaasta seisuga 27 000 klienti. Kui vaadata 9 kvartali kasumlikkust, siis kasumlikkus on selgelt iga kvartaliga paranenud. Nii nagu Erkiga ütles, eelmise aasta 4. kvartali tulemus ja selle aasta 1. kvartali tulemus on mõjutatud ka Soome äritegevuse müügist ja sellest saadud erakorralistest tuludest. Mis on veel tulemusi positiivselt mõjutanud, on kindlasti krediidi kvaliteet. Meie krediidiportfell on püsinud väga hea ja kui vaadata kasvuvõimalusi edaspidiseks, siis see on seotud peamiselt ärimahtude kasvuga, milleks on laenud, eelkõige ettevõtete laenuportfelli kasv, siis jaelaenuportfelli kasv ja LHV Finance'i järelmaksu ja väikelaenu portfellide kasv. Suurematest eesmärkidest oleme seadnud pangale saada struktuurselt oluliseks pangaks Eestis, mis tähendab jõudmist 3 olulise panga hulka, nii klientide arvult kui ka ärimahtudelt. Peamised pangatooted on meil täna kõik loodud ja välja toodud. Edaspidi keskendume rohkem kliendi suhtele, mis tähendab siis kasutaja mugavust, kliendi kogemust, kõikide e-kanalite edasiarendust ja pöörame järjest suuremat tähelepanu siis ka mobiilipanga ja internetipanga teenindusel. See on minu poolt kõik. Aitäh, Erki ja Mihkel Ole ülevaadega varahaldusest. Aitäh. Mina räägin LHV varahaldusest, mis on fondivalitseja LHV grupis. Juhime 8 fondi, mahu poolest
põhiäri on Eesti pensionifondid. Fondide mahud on avalik info, iga päev muutuvad. Septembri lõpu seisuga näiteks pensionifondide maht LHV-s oli 525 miljonit. Siis pensionifondide kõrval teine tegevus on eurofondide, aktsiafondide juhtimine, mille maht septembri lõpu seisuga oli 18 miljonit eurot. Teine sammas, mis on meil siin peamine tegevus, seal on meil kliente 128 000, kui mõõta nende inimeste järgi, kelle makse laekub või laekuks mõnda LHV pensionifondi. Eestis annab turuosaks 19,5%, siis klientide arvu järgi. Teise samba fondide mahu järgi on meie turuosa mõnevõrra kõrgem, 21,1%. Erinevus tuleneb sellest, et fondide tootlused on olnud erinevad, et see mõjutab ka varade mahtu, samuti klientide igakuised sissemaksed võivad erineda, kuna klientide palgatasemed on teistsugused. Et rääkideski siis klientide poolsetest igakuistest sissemaksetest, siis täna selline nagu orgaaniline kasv on meil 7,4 miljonit kuus keskmiselt, ehk siis nii palju teevad kliendid igakuiselt pensionifondidesse LHV sissemakseid, see on siis umbes aastabaasil 90 miljonit. Selle järgi on meie turuosa ka kuskil 21%. Teenustasude järgi on LHV turuosa mõned päris mitu protsendipunkti kõrgem. Et sisemiselt mõõdame teenustasu tulusid, mis on peale mahuga seotud otseste kulude mahaarvamist. Et mahuga otseselt seotud kulud on näiteks depootasu või tagatisfondi makse. Kui sellised mahuga seotud kulud maha võtta, siis on meie teenustasu tulude osas turuosa 27-28%. Oleme seda usku, et investeerimise juures on kõige tähtsam tulemus. Avalikult räägime ka oma fondide pikaajalistest tootlustest, eeskätt viimasest 10 aastast, mida on ka sellel slaidil näha, et LHV fondid on indekseid kõvasti edastanud. Tegu on siis indeksitega, mis kajastavad Eesti pensionifondide keskmist liikumist. Need tumedamad jooned on LHV progressiivne fond ja siis vastav indeks. Enamus pensionifondide rahastumus nendes progressiivsetes fondides ja heledamad jooned on siis LHV konservatiivne fond ja siis vastav indeks. Et konservatiivsete fondide olemasolu on fondivalitsejate jaoks kohustuslik. Aastatel, kus finantsturud on rahulikumad, siis võib-olla vahed LHV ja konkurentide fondide tootlustes isegi väga suured ei ole, aga on lihtsamalt tekkima ajal, kus liikumised finantsturgudel on suuremad. Nagu graafikult näha, siis LHV fondidel läks indeksitega võrreldes üsna hästi 2008 ja kõrgeti 2009, kui oli selline finantsturgude mõttes kriisist väljumise aasta. Samuti siin graafikul näha ei ole, aga on avalik info, kuidas fondidel on nüüd alates kolmandas kvartalis läinud augustis oli aktsiaturgudel üle maailma korralik langus, millele LHV fondid peasid väga hästi vastu. LHV varandus on suhteliselt iseseisev LHV pangast, mis on selline atüüpiline Eesti fondivalitsejate kohta. Meie kasvu taga on olnud kindlasti siis head tootlused, aga samas ka välimüük, mille kaudu oleme valdav osa pensionifondide klientidest saanud. Välimüük sellisel kujul on toiminud 8 aastat.
Tegu on LHV varanduse jaoks suurima sellise kuluartikliga, aga me sisemiselt vaatame seda kui investeeringut. Kohustuslike pensionifondide tasud Eestis on regresseeruvad, mis tähendab seda, et mahtude kasvades tasude määrad protsentidena langevad. Nüüd alates augustist oli selles regulatsioonis üks muudatus, kui varasemalt langes pensionifondi tasu iga 100 miljoni euro tagant, siis nüüd alates augustist seda 100 miljonit eurot ei arvestata iga fondi pealt, vaid kõikide sama fondivalitseja fondide pealt nagu kokku, mis põhimõtteliselt tähendas LHV varahalduse jaoks, et juuliga võrreldes meie valitsemistasud langesid 10%. See regresseerumine tekitab ka sellise huvitava olukorra turul, kus mida suuremaks fondivalitseja kasvab, võib-olla vähem olulisemaks muutub iga uue lisanduva kliendi mõju siis fondivalitseja kasumääruandele. Omakapitali tootluse poolt mõjutab ka kapitali vajadus, mis tuleneb Eesti regulatsioonist. Juuni lõpuseisuga pidi LHV varahaldusel olema oma vahendeid 6,4 miljonit pluss siis veel sisemine reserv ja selle maht kasvab 1% võrra siis pensionifondide mahu kasvust. Ehk kui pensionifondide maht näiteks kasvab aastas 100 miljonit, siis umbes 1 miljoni võrra peab LHV varahaldusel olema kapitali siis nagu juures. Viimaste perioodide kasumlikkus on olnud LHV varahaldusel suurem ning sisuliselt siis selle kapitali, mida omavahenditesse lisama ei pea, on võimalik LHV varahaldusel tagastada LHV grupile. 2015. aasta näitel tagastab LHV varahaldus grupile 4,45 miljonit eurot. Usun, et LHV varahaldus on edukas, kui meie klientidel läheb hästi. Sellest tulenevalt on ka meie eesmärk pakkuda klientidele pikaajaliselt parimat tootlust. Selleks aitama hoida kliente juurde saada. Teine sammas, mis on peamine toote, selle toote turu orgaaniline kasv on täna Eestis suur. Slaidil on ka toodud teise samba süsteemi mahu kasvud eelmise ja üle-eelmise aasta kohta. Tänu sellele regresseerumisele on siis teenustasud tulude maht turul mõnevõrra küll väiksem. Teise samba kohta positiivselt tahaks veel seda öelda, et LHV klientide põhjal võib öelda, et eestlased usuvad sellesse süsteemi rohkem kui iga teine LHV klient on kas aastal 2009 või 2013, kui anti võimalus suurendada vabatahtlikult makseid, otsustanud siis ise rohkem pensionifondi koguda ja täna siis rohkem kui pooled meie klientidest saavad riigilt tavapärase 4% asemel 6%. Lisaks teise samba fondidel on meil üks kolmanda samba fond. Selle fondi peamine sihtrühm siis on meie enda teise samba kliendid, kes tahavad oma koguda läbi kogumispensionifondide rohkem, kui see teine samba süsteem võimaldab. Ja lisaks peale pensionifondid on meil ka siis 2 aktsiafondi, LHV maailmaaktsiate fond ja LHV Pärsialahe fond. LHV Pärsialahe fond on mahult suurem. Aprillis vahetasime fondi asukohamaa Luksemburgi vastu. Tegu on investeerimisstrateegia mõttes unikaalse fondiga Euroopas ja võib-olla asukohamaa vahetus peaks meil võimaldama seda pakkuda ka institutsionaalsetele investoritele Euroopas. Kasumi
toote kasumi mõttes on küll tegu sellise rohkem nagu optsiooniga praegu LHV varanduse jaoks. See oleks minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, Mihkel! Ja lähme siis edasi nüüd käimasoleva emissiooni juurde. 5. oktoober oli LHV Grupile kindlasti väga oluline päev, et üks pikaajaline unistus sai teoks, et meist sai avalik ettevõte, meist sai börsiettevõte. Sellel samal päeval siis noteerisime Nasdaq Tallinna börsil juba varem meie poolt välja lastud allutatud võlakirjad magus 15,9 miljonit eurot. Need võlakirjad kuuluvad natuke rohkem kui 50 pikaajalisele investorile ja see noteerimine ei olnud ajendatud nüüd likviidsuse pakkumisest või suurest kauplemisest seal, vaid on osa siis meie natuke pikemaajalisest protsessist, kus soovime, et meie poolt välja antud siis finantsinstrumendid, on nad siis täna võlatooted, allutatud võlatooted, tulevikus ka aktsiad, et nad oleksid reguleeritud kauplemisplatvormil ja kõikidel investoritel, kes nendesse instrumentidesse peaksid nüüd ja tulevikus investeerima, et neil oleks hea võimalus alati pääseda ligi piisavale informatsioonile. Samal päeval, siis 5. oktoobril, alustasime ka uue emissiooni avaliku pakkumisega. Oleme seeläbi kaasamas 10 miljoni euro eest allutatud võlga, mida me siis saame kasutada oma vahendite koosseisus ja selle juurde ma tulen hetke pärast tagasi. Kui emissioon peaks osutuma sedavõrd edukaks või nõudlus selle järgi olema nii suur, et siis me võime ülemärkimise korral suurendada mahtu kuni 15 miljoni euroni. Ühe võlakirja nominaalväärtus või hind on 1000 eurot. Oleme pannud selle suuruse just sinna kohta eelduse, et meiega on tulemas kaasa hulk väiksemaid jaeinvestoreid. Aastane intress on 6,5% ja intressimaksed toimuvad kvartaalselt 4 korda aastas. Võlakirja lõpptähtaeg on 10 aastat, aga meil on õigus ja kui Finantsinspektsioon annab ka selle loa, siis 5 aasta pärast need varasemalt tagasi kutsuda. Nii, mida siis allutatud staatus tähendab, et peab alati rõhutama, et tegemist on allutatud võlakirjaga. LHV ei ole kaasamas niisama finantseerimisvahendid 6,5% eest keskkonnas, kus hoiuste keskmine kulu on selgelt alla 1% ja kus me oleme, nii nagu Erki juba enne ütles, et me oleme hoiustega põhimõtteliselt ülefinantseeritud. Tegemist on siis niisuguse pangandusspetsiifilise ja üsna korralikult ka reguleeritud tootega, küll võlatootega, mida me saame kasutada oma kapitali koosseisus. Allutatus tähendab antud kontekstis seda, et üldistes nõuete hierarhias siis need allutatud võlakirjad tulevad peale hoiuseid ja muid nõudeid. Ehk siis kui mingil põhjusel LHV peaks kunagi likvideeritama, siis ja hakatakse neid nõudeid rahuldama, siis kõigepealt saavad oma nõuded rahuldatud hoiuseomanikud, seejärel kõik muud tagamata nõuete omanikud ja alles see järgi jõuab siis järg kätte allutatud võlakirjade omanikule. Või kui me keerame selle teistpidi ringi, on siis see, et kui LHV Grupp peaks saama suuri olulisi kahjusi, et siis kõigepealt esimesena kannavad need kahjud loomulikult aktsionärid ja kui aktsionärid on sisuliselt kõik oma vara kaotanud, et siis edasi järgmine nii-öelda kiht selles hierarhias on siis allutatud võlg. Siin juures tahaksin ka öelda seda, et meie grupi omakapital on täna pisut alla 70 miljoni euro, nii et need kahjumid peaksid olema tõsiselt mastaapsed. Nüüd, miks meil on vajadus sellise järgi, et tegelikult ei ole mitte niivõrd vajadus, kuivõrd on võimalus. Panganduses on seatud reeglid nii, et iga välja antud laenu kohta, ja mitte ainult laenu kohta, vaid põhimõtteliselt kõik varad on nii-öelda riskiga kaalutud. Ja kokku see riskiga kaalutud summa nõuab siis mingisuguse hulga kapitali olemasolu. Ja
nüüd me just näitasime varasemalt, et meie omakapitali tootlus hoolimata meie niisugusest võib-olla suhtelisest väiksusest on olnud päris hea, et me oleme päris mitmel kvartalil siin löönud 15% juba omakapitali tootlusest, siis meie tegelik kasv on ikkagi olnud selgelt pealpool 20%. See on seda, et meie ärimahud kasvavad kiiremini, kui me ise suudame täna kapitali luua. Ja sellest tekib siis arusaadavalt kapitali vajadus, milleks tuleb siis minna tagasi investorite juurde ja kaasata nii aktsiakapitali kui ka allutatud võlga. Kui vaatame nüüd või natukene täpsemalt, et millega meil on siis tegemist, vasakpoolsel graafikul on näha 2 tulpa, mis on märgitud tier 1-ga ehk esmased omavahendid. Tähendab seda, et igal ajahetkel LHV Grupp peaks hoidma 12,21% esmaseid omavahendid suhtes riskiga kaalutud varadesse. Ja hästi lihtsustatud võib öelda seda, et riskiga kaalutud varad võrdub peaaegu laenuportfelli suurusega. See määratab siis ära selle kapitali vajaduse. Ja sellele lisaks on meil ka kogu omavahendite vajadus või kogu kapitali vajadus, mis on siis tasemel 16,47. See on see nii-öelda meie enda poolt seatud seesmine miinimum. Siin selle numbri sees sisalduvad ranged regulatiivsed nõuded, aga ka meie enda poolt seatud konservatiivsuse puhvrid. Ja nüüd, mis on siis esmaste omavahendite ja kogu omavahendite vahe, ehk siis 12,2 ja 16,5% vahe. Et see on siis meie enda valikul, seda osa me võime ka täita seda kapitali vajadust allutatud laenuga või allutatud võlakirjadega. Parempoolsel graafikul on näha siis viimase pooleteise aasta arengud. Kui me vaatame kõigepealt punktiirjooni, nii kogu kapitali ehk siis kaadina on seda tähistatud kui ka miinimum tier 1 kapitali või esmaste omavahendite osas, et siis me näeme seda, et see punktiirjoon on järjest tõusnud. Ja see on tõsi, et viimase pooleteise aasta sees on toimunud mitmed regulatiivsed muudatused, uuendused ja läbi selle on kogu kapitali vajadus järjest kasvanud. Tänaseks on enamus teadaolevast regulatsioonist juba rakendatud ja suuresti me ootame nende tänaste tasemete niisugust nagu stabiilset püsimist. Nüüd pideva joonega on siis märgitud meie tegelik kapitaliseeritus. Näha on seda, et 2014. aasta algusest siis suhteliselt kõrgel kapitaliseerituse tasandil tänu kiirele kasvule siis need suhtarvud langesid. Mäletame seda, et 2014. aasta keskel tegime nii uue aktsiakapitali kaasamise kui ka võlakirjade emissiooni ja siis need suhtarvud tõusid uuesti kõrgele ja nüüd edasi siis, kuna kasv on olnud kiirem kui omakapitali kasv, siis on järjest need suhtarvud on vaikselt langenud. Ja mida me olemegi siis praegusel hetkel tegemas, tähelepanu just nimelt nendele punastele joontele siin, et uut niisugust nagu sakki ülespoole, et oleme kaasamas siis 10–15 miljoni eest allutatud võlga või siis seda spetsiaalset kihti omakapitalist, päris omakapitali, mida esindavad siin need sinised jooned, et seal on need puhvrid veel hetkel piisavalt suured. Nagu öeldud, emissioon läks käima 5. oktoobrist. Märkimisperiood kokku on 3 nädalat, lõpeb 26. oktoobril kell 17:00 õhtul. Selleks, et võlakirju märkida, tuleks jätta võlakirjade ostutehingu korraldus ja seda on võimalik teha läbi kõikide Eesti krediidiasutuste, läbi kõikide pankade. Ja eeltingimuseks on siis see, et investoril on ta siis füüsiline isik või juriidiline isik, et tal peaks olema väärtpaberikonto. Kui te veel ei ole, siis on võimalik see väga kergesti luua ja ta peaks olema ka tehingusumma olemas, sest selle võlakirjade ostutehingu korraldus jättes juba see märgitav summa või summa siis broneeritakse. Nüüd, kui märkimise periood on jõudnud lõpuni 26. oktoobri õhtul, siis sellele järgneval päeval, sõltuvalt siis emissiooni märkimise tulemustest, teeme jaotamise otsuse. See on relevantne siis, kui emissioon on märgitud üle,
kui ta on alamärgitud, siis kõik investorid saavad täismärgitud koguse, aga kui on märgitud üle, et siis LHV Grupi nõukogu otsustab, et missuguste jaotusprintsiipide järgi, kuidas ja kui palju erinevad investorid võlakirju saavad. Rahad peaksid liikuma praeguste plaanide järgi 29. oktoobril, see on siis 2 päeva hiljem, ja 2. novembril peaksid need võlakirjad, need uued võlakirjad kogu mahus saama noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja muutuvad kaubeldavaks. Emissiooni kohta on veel võimalik saada detailsemat informatsiooni meie kodulehe lisal, mis on siis lhv.ee/emissioon ja mitmekülgset veel informatsiooni LHV Grupi kohta, finantsnäitajaid, aruandeid leiate lhv.ee/investorile. Aitäh, see oleks praegu sissejuhatuseks meie poolt kõik. Nii nagu varasemalt mainitud, saab küsimusi esitada kirjutades need parempoolses servas asuvasse paneeli aknasse nimega Questions. Kõik küsimused loen ka ette. Jääme ootama. Tuletan teile igaks juhuks veel meelde, et küsimusi saab esitada trükkides need ekraani parempoolses servas asuvasse paneeli aknasse nimega Questions. Kui te olete küsimuse ära trükkinud, siis loen selle teie eest ette. Peeter Priisen küsib, milline on väljavaade riskikulu osas pangas? Aitäh küsimuse eest. Ma teen alguse lahti ja siis annan Erkile edasi. Rääkides riskikulust üle kogu grupi, peaksime alustama sellest, et erinevad portfellid muidugi oma riskikulu osas käituvad väga erinevad. Kui me vaatame veel, ütleme, rohkem kui aasta aega tagasi, et siis meie näiteks Soome operatsioonid, et need opereerisid keskkonnas, kus aastane riskikulu oli peaaegu 10% portfelli mahust, mis on, see oli küll spetsiifiline äri, mis on aga ääretult kõrge. Nüüd teise äärmusse me võime siis võib-olla panna kõrge reitinguga ettevõtete laenud, kus oodatav riskisus või riskikulu on üle pika perioodi on ainult võib-olla 0,1 või isegi alla selle protsendi aastas. Ja kui me paneme kõik selle LHV Grupi kohta, paneme kokku meie operatsioonid Eestis, meie operatsioonid Leedus, et muidugi siin me saame kokku niisuguse koosluse, mis on justkui haigla keskmine nagu temperatuur. Et sellest teemast rääkides, siis on alati hea, kui me natuke täpsustame, et mis portfellidest me räägime. Traditsiooniliselt võib öelda seda, et kui me vaatame ettevõtete finantseerimist, et siis meie ootuste järgi ületsükliline riskikulu peaks jääma alla 1%
ja kui me vaatame tarbimisfinantseerimist, et seal ka on muidugi erinevad tooted, aga seal on ootuspärane riskikulu on, ütleme, 2 ja 4% vahel. Erki, kas sa tahad selle kohta lisada? Fakt on ka see, et praegu see, kuna me oleme niisuguses positiivses krediiditsükli osas, et siis meie praegune jooksev riskikulu on nendest numbritest madal. Et nii nagu Erki ütles, siis selgelt täna on positiivne tsükkel, kui vaadata meie ettevõtete laenuportfelli riskikulu, siis see on väga madal, kui vaadata ka järelmaksu ja jaelaenude riskikulu, siis see on ka äärmiselt madal. Nii et keskkonna halvenedes kindlasti ka riskikulu tõuseb. Samas laenuportfell on täna juba nii suur, et üksikud kahjud ettevõtete laenude puhul meid igapäevaselt ei mõjuta, välja arvatud, kui need on siis tõesti seal top 10 klienti, et kui nendega peaks midagi juhtuma, siis loomulikult see riskikulu tõuseb hetkel ja siis ta tõuseb ka päriselt. Loodan, et vastas ja kui ei vastanud, palun esitage järelküsimus sellele. Jätame küsimuste paneeli veel aktiivseks. Tuletan meelde, et see asub paremas servas ja sinna saab trükkida kõik oma küsimused. Peeter Priisalin tänab ja küsib järgmise küsimuse. Millist tegevuskulude inflatsiooni ootate järgmiseks aastaks? Erki Kilu panga eest vastab praegu, et panga puhul me ootame seda, peamiselt ma näen seda tööjõu kulude osas, kuna klientide arvu kasvuga, ärimahtude kasvuga seoses on täiendavaid töökohti vaja luua ja kindlasti on teatud surve töötasudele, aga muudes osades väga hüppelist kasvu ma praegu ei prognoosiks. Jah, võib-olla varalise poole peal ka nagu ootus palgakulu muutumise osas, aga nagu võib-olla muidu nagu kasvu ma arvan, et see inflatsioon nii otseselt ei mõjuta, et paljud sellised olulisemad kuluartiklid nagu näiteks depootasu, et need on lepinguga paika pandud mingi protsentuaalne varade mahust ja sõltub sellest, kuidas fondide mahud kasvavad. Ma võib-olla lisaksin oma poolt natuke värvi veel sellele või laiendaks seda küsimust, et kui me vaatame, et siis Eesti pangandusturg ja eks me võime ka ennast vist grupina ikkagi sinna pangandusturu liikmeks arvata, et on olnud ajalooliselt väga efektiivne. 2014 Eesti pangandusturu keskmine kulutulu suhtarv oli 43%, kui näiteks Lätis oli see üle 50 ja Leedus suisa üle 60 ja see niisugune alla 45% kulutulu suhtarv on olnud Eestis omane väga pikka aega. LHV Grupp täna toimetab näitajaga 60% lähedal ja ta on muidugi nüüd tänu sellele, et kasumlikkus on hooga kasvanud, et ta on kindlasti paranenud. Aga praegu me tunneme hetkel, et meil on natukene niisugune klaassein siin ees. Et ühelt poolt loomulikult, et mahud ja volüümid peaksid nagu kasvama, aga teiselt poolt on see, et mida on ka, ma arvan, et millest on asjakohane rääkida, on see, et mitmed tooted, mis on toodud turule, täna kui tuleb nagu suur maht sinna taha, et ilmtingimata see mastaabi efekt ei taha seal hästi töötada, sellepärast et tagatoa lahendused, back-office'i lahendused ja asjad, et ei ole tegelikult nii piisavalt veel industrialiseeritud.
et ma julgeks lubada seda täna, et meie kulutulu suhe 60-st kiiresti allapoole tuleks sinna nagu turu keskmisele lähemale. Meie põhitähelepanu on olnud ikkagi eelkõige uute toodete ja pakkumiste nagu turule toomises ja pisut vähem majasiseses efektiivistamises. Kui kasvukõverad hakkavad tulema 20-st allapoole läbi, et ma arvan, et siis meil tekib aega, ressurssi ja võimalust rohkem nende efektiivsusküsimustega ka tegeleda. Mitte nad oleksid täna vähem olulised, aga me näeme seda, et proportsionaalselt suurem väärtuse kasv grupile on see, et kui me oleme nii-öelda seal frontline'is vastu klienti oma uute ja heade pakkumistega ja arendustega ja sellepärast me lükkame teadlikult seda nii-öelda tagatoa efektiivistamist mõneti edasi. Nii et kiiret nagu paranemist ma hetkel siin ei julgeks lubada. Aitäh! Järgmine küsimus Raul Toomsalult. Mainisite eraldi kinnisvara. Kui suur osa portfellist on kinnisvara all, millist erilist tähelepanu see nõuab? Hiljutisest riskiülevaatest, et täna on pisut vähem kui 40% on kokku laenuportfellist kinnisvaras. Sellest seal on omakorda alamlõigud, ehk siis arenduskinnisvara, juba valmis ja müügis olev kinnisvara, rahavooga kinnisvara ja mida me põhimõtteliselt ei tee, et me ei tee väga varajases arengufaasis olevat arendust, et me tegelikult ei finantseeri maad ja see on see osa, kus me oleme üsna nõudlikud, et varajane algus peaks olema omakapitaliga finantseeritud. See, millele ma ka viitasin ja millest me lähiajal ilmselt räägime natukene rohkem, et me oleme näinud üsna head arengut, me oleme näinud väga kiireid ja julgeid ka hindade kasvusi just eelkõige elukondliku kinnisvara valdkonnas ja see ongi see, milles me võib-olla kõige rohkem oleme ise osalenud ja kui me vaatame seda, et täna, mis on plaanis, mis on juba ehitamisel ja kui palju seda pakkumist tuleb, et siis me oleme jõudnud arvamusele, et mingi ilmselt rahunemine peaks tulema. Ei ole näha niisugust palju uut võib-olla, kui ma ütleksin, keskklassi tulemas turule, et tänased pakkumised on pigem kallimas kategoorias ja reaktsioon võib-olla, miks see on toiminud hästi, on see, et vahepeal oli vaikus, aga ütleme nii-öelda massturg ei lähe ilmselt sinna nendesse objektidesse, mis maksab üle 2500, võib-olla kuni 3000 eurot ruutmeeter. Ja see on see segment või alamsegment, kus me näeme, et tegelikult pakkumist on nagu päris palju ja ehitamist on päris palju. Kui ma räägin ka palju, siis muidugi see kõik on palju niisuguses Eesti või Tallinna mõistes, et nad tegelikult iseenesest absoluutnumbrid ei ole sugugi suured, aga turg on väike ja turg on habras. Ja mis me oleme otsustanud võtta natukene kõhklevama tooni, vaadates edasi, et me oleme muutunud valivamaks. See valivam olemine ei tähenda seda, et klientidele meie klientidele, ettevõtetele on keerukamad finantseerimistingimused. Pigem see tähendab seda, et me osadesse projektidesse lihtsalt ei lähe kaasa. Et need, millesse me läheme kaasa, seal me oleme selgelt konkurentsivõimelised ja heade tingimustega, aga me päris paljudele projektidele oleme otsustanud, et me nendega kaasa ei lähe. Seda me pidasin silmas. Ja ma rõhutaksin üle, nii nagu Erki ka alguses ütles, et meil täna on kinnisvara laenude portfell alla 40% kogu laenuportfellist ja me kindlasti tahame seda alla 40% edaspidi hoida. Aitäh! Järgmine küsimus Reinar Rendilt. Millised sektorid seda kasvu ennekõike veavad? No seni on vedanudki kinnisvara, kui me võime nii öelda. Kus LHV on grupina aktiivsem, rohkem niisugusi võib-olla väga selgelt esile ulatuvaid alamportfelle ei olegi, aga kus me
oleme proportsionaalselt olnud suuremad ja kus me tahame alati olla, on ostude ülevõtmised. Et see ei saa kunagi olema eraldiseisvalt väga suur portfell, aga me arvame, et see, et meil on hea professionaalne ettevalmistus selle valdkonnaga tegeleda ja kogu meie teenindusmudel on väga sobiv selleks, et just niisugust kesksuurte, väikeste ja kesksuurte ettevõtetega aidata korraldada nendel näiteks omanike vahetust, müüke ja osta. Liigume järgmise küsimuse juurde, mis on Rain Leesi esitatud. Millist omakapitali tootluse taset peate jätkusuutlikuks pikemas perspektiivis, pidades silmas, et konkurents Eesti turul on üsna tihe ja regulatsioon karmistub? Tänan, väga hea küsimus. Lihtne vastus ja lühike vastus oleks see, et me oleme seadnud seismiseks kapitali kuluks 15%, mis tähendabki seda, et kui meil on kahtlusi, et me ei suuda äris saavutada omakapitali tootlust sellest üle, et siis me selles äris osalema ei peaks. Meie püüdlused ja taotlused on kõrgemad, nagu me oleme ka öelnud, et see on 20%, aga ütleme siis alumine piir, pikaajaline alumine piir, me näeme seda, et on 15%. Oluline ka öelda seda, et me oleme finantsorganisatsioon, tähendab seda, et tsüklilisus meie äris on päris suur ja käime siis kaasa eelkõige krediiditsükliga, mis tähendab seda, et 6, 7, 8, 9 aastat on võib-olla tootlused väga head ja siis reeglina toimub laiemapõhjalisem korrektsioon, kus me võime oma muidugi tootlustele aastal paaril võime üksjagu alla jääda. Aga kui me räägime sellest 15%-sest tootlusest, et siis see on üle kogu pika tsükli. Nüüd viidates konkurentsile, et siis ma ei hakka seda teemat liiga pikalt lahkama, aga meil on siin veebiseminaril oskuslikud ja professionaalsed inimesed, et alati on võimalik minna ja avaliku informatsiooni põhjal vaadata, et mis on tegelikult olnud omakapitali tootlused näiteks nii Eesti pangandusturul, aga ka Lätis ja Leedus. Ja see on päris huvitav informatsioon ja huvitav lugemine, kui sinna nii-öelda nina sisse torgata. Mis ma tahan seda öelda, on seda, et kui me oleme harjunud seda, et meil on niisugune ühetavaline konkurents, kliendi pakkumine võib-olla erinevate pankade poolt suhteliselt sarnane, siis teiselt poolt, kui me vaatame, mis on olnud Eesti pangandusturul erinevate mängijate tegelik hakkama saamine ja edukus üle pikema ajaperioodi, et siis see erineb väga-väga järsult. Nii et ja me oleme alati öelnud seda, et heale tegijale ruumi ja kohta on, ei julge ennast veel heaks pidada, aga ma arvan, et juba needki tootluse näitajad, mida me oleme näidanud viimased 5-6 kvartalit, on juba sellisel tasemel, mida mõned 20 aastat siin turul olnud tegijatest pole vist kunagi saavutanud. Järgmine küsimus. Milline on teie laenukasvu ootus järgmiseks aastaks? Küsija on Reina Penn. Et avaliku ettevõttena me oleme võtnud sellise seisukoha, et me prognoose oma järgmiste perioodide kohta ei saa kahjuks avaldada, et loomulikult me oleme teinud oma sisesed prognoosid ja seadnud eesmärgid, aga hetkel me ei saa neid välja öelda. Hetkel rohkem küsimusi ei ole, kas ootame veel minutikese paar? Kuna hetkel küsimusi ei ole, siis täname teid veebiseminaril osalemise eest. Ühtlasi tuletan meelde, et presentatsioon tehakse kõigile kättesaadavaks LHV veebilehel ning salvestust saab tagantjärele kuulata Nasdaq Baltic YouTube'i kontolt.